Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus, minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline Aivar Voog, Kantar Emori uuringuekspert ja tuleb juttu loomulikult kohalike omavalitsuste valimisest 2025. aastal, mis just eile siis jõudis lõpp-punkti. Tere hommikust. No heidame natuke tagasivaate sellele, et rahvas ju andis meile mingi hinnangu, kuidas ta valima läheb, kui aktiivsed nad on, kelle poolt nad võiksid valida ja mis osa veel ei olnud otsustanud ja nüüd on ka öösel siis selgunud meil tulemused, et kuhu me tegelikult jõudsime ja meil on vabariik ja meil on loomulikult kõik kohalikud omavalitsused, mis on kõik erinevad. No alustame sükse suure pildiga, et kuidas tulemused olid, kas rahvas meile ütles ette õigesti ja ütles seda, mida ta nagu arvas ja käitus ka vastavalt nendele arvamustele? Et eks tulemused olla nagu tavapäraselt, et mingisugused midagi on väga lähedane ja midagi mõnevõrra kaugem sellest tegelikkusest, et neid aspekte, mis mõjutavad on ju selle uuringu tulemuste realiseerimist on mitmeid, on uuringu enda vead ja siis on ka, sõltub sellest, et ikkagi kas see inimene, kes ütles või see elanikkonna kiht, kes ütles, et ta soovib minna valima, et ka sinna ka jõuab, on ju, et ja sellest kujuneb ka selline üldproportsioonid, et üks on see meelestatus, et meelestatuse mõõtmises võib olla pilt üsna täpne, me kunagi ei tea seda, aga selle meelestatuse realiseerumine valimistulemustes, see on teine asi, et see sõltub nagu sellest, et millised elanikkonna kihid on nagu aktiivsemad oma meelt avaldamas, sellepärast ikkagi aktiivsemad on teistsuguse, ütleme, poliitilise määratlusega kui passiivsemad, et kui aktiivsus on kõrgem, et siis annavad häälega passiivsem elanikkonna kiht, et kui hääletusaktiivsus on madalam, nii nagu Euroopa Parlamendi valimiste puhul, et siis see tulemus peegeldab siis tegelikult üsna väiksema osa ühiskonna meelestatust. No esimest korda nüüd oli nii, et tegelikult siis teiste riikide kodanikud ei saanud kohalikel omavalitsuste valimistel osaleda, võiks eeldada midagi sellele valimisaktiivsusele ja valimisaktiivsus oli ju tegelikult üllatavalt kõrge üleüldises mõistes on ju. No ootustel, et me ka valimiste eel tehtud uuringud näitasid, et see valimisaktiivsus on oluliselt kõrgem kui 2021, kui me seda hoiakut mõõtsime. Ja ta oli kõrgem siis kahes sihtrühmas, ühelt poolt siis muu rahvuse hulgas ja teiselt poolt noored. Ja eks see siis väljendus osaliselt ka tulemustes, et mis puutab seda muud rahvust, et siin pilt oli natukene, ütleme, ebastabiilsem, et kui me mõõtsime läbi 4 kuu neid soove, siis see kõikus meeletult, et seal ei olnud niisugust stabiilsust nagu näiteks eestlaste hulgas, et kus see valima mineku soov oli nagu ühe kindla protsendi lähedal ja selline protsent ka enam-vähem realiseeris, aga me täpselt ei tea, kuidas see sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes see valimisaktiivsus oli, aga muu rahvuse hulgas mõõdetud hoiak oli küll hästi stabiilne, et kord oli see nagu oluliselt kõrgem, kord oli madalam, aga igal juhul ta oli kõrgem kui 2021. Ehk siis, et see ootus oli, et ka meie poolt me nägime, et see valimisaktiivsus tuleb kõrgem ja kui vaadata piirkondlikult, et siis oli näha ka, et Tallinnas on see kõrgem, aga ja ütleme siis valimisnädala alguses oli Tallinna aktiivsus oli palju kõrgem selles statistikas, mis peegeldus selle elektroonilises ja paberhääletajate antud siis nendes numbrites, aga tegelikkus aga siis ütleme siis nädala jooksul, et see erinevus vähenes ja lõppkokkuvõttes, et see erinevus, Tallinna erinevus kogu Eesti keskmisest oli kuskil 1,5 protsendipunkti, et see oli nagu vähem kui see algus oli, et siis see peegeldab ka seda, et see, ütleme siis elektroonilise hääletusviisi eelistus on pigem nagu eestlaste hulgas kõrgem ja muu rahvus tahab pigem on nagu traditsioonide
rohkem traditsioonilisemad ja nende osakaal on alati valimispäeval kõrgem, aga seekord siis ütleme see muu rahvus valimispäeval, ma arvan, et kindlasti need valimisjärgsed analüüsi saab veel täppisteaduslikumalt teha, et aga valimispäeval muu rahvuse aktiivsus oli kindlasti väiksem, ütleme, ja konservatiivsema elanikkonna aktiivsus, jah. No e-valimised, elektroonilised valimised on muidu olnud valimistesse on osad erakonnad kasutanud pigem selle negatiivsed aspekte välja tuues, eks ole, ja mitte oma valijaskonda sinna suunates, et seekord me seda nägime vähem, on ju, pigem nagu seda ei olnudki teemaks väga üles võetud, et kas see aeg on läbi saanud, et see hakkabki nüüd nagu täiesti pabersedeli kõrval täiesti aktsepteeritav meetod olema, kuidas valimistele minna ja keegi nagu erakondadest enam seda ei lähe küsimärgi alla panema. No EKRE oli, kes ju soovis valimiskomisjonilt e-hääletamiste peatamist ja nad avaldasid kahtlust kogu valimiste suhtes ja ma arvan, selline käitumine peegeldus ka nende toetuses, sellepärast et see ju, kui sa avaldad kahtlus selle valimiste suhtes, et see lõpptulemuses väljendus ka EKRE positsioonis valimistulemustes, et kui vaadata valimiseelseid uuringuid, siis EKRE positsioon oli nendes oluliselt tugevam üle-eestiliselt, et see, mis me Tallinnas mõõtsime EKRE-le, et nad olidki seal 5% lähedal ja ütleme siis realiseerus selline negatiivsem stsenaarium, aga see, mis puudutab EKRE käitumist, et kui sa sead kahtluse alla valimised, siis sa sellega indikeerid ka ju oma toetajatele, et see on niisugune nagu midagi kahtlast ja kui see on midagi kahtlast, see ei motiveeri ju valijaid selles osalemast ja see peegeldus ka tulemustes, kus EKRE ju üle-eestiliselt sai oluliselt kehvema tulemuse, kui see oli eelmistel valimistel ja arvestas seda, et mida üle-eestilised küsitlused näitasid EKRE-l oluliselt tugevat positsiooni, et selline nagu siis mingi asja kahtlusele seadmine paratamatult väljendab sinu enda toetajate suuremas passiivsuses. No valimisliidud, eks ole, on ju keelatud meil Riigikogu valimistel, on ju, et kohalikel on ta lubatud ja siin on ka erinevalt siis erakonnad oma suuniseid andnud, et enamustel minu teada, eks oli see avatud, et sa võisid valimisliidus osaleda, kui see sinu kohalikus keskkonnas seda soosis või siis või sa siis võisid liituda erakonna nimekirjaga, välja arvatud EKRE, kes väga selgelt ütles, et kõik, kes on valimisliidus, need kukuvad need nimekirjadest üldse välja, eks ole. No tegelikult valimisliidud korjavad ikkagi päris palju hääli, et kui vaadata nagu täiesti eraldi seisva erakonnana, siis on päris tugev erakond, eks ole, kui vaadata nagu riigiti, aga ometi see päris nii ei ole, sest seal on ka palju erakonna kuuluvusega inimesi. Jah, et see tavaliselt sõltub sellest, et milline on see erakonna üldine maine on ja milline on see erakonna brändi tugevus ja antud valimiste eripäraks oli see siis, et hetkel Eestis valitseva erakonna liikmed otsustasid paljudes omavalitsustes mitte kandideerida oma erakonna nime all, et mis ka minu arust ka nendes intervjuudes, mis eile meedias olid erakonna juhi poolt, ei olnud väga positiivselt vastu võetud, aga ta pidi seda lihtsalt aktsepteerima, et koha peal paljud otsustasid valimisliidu nimekirjas kandideerida mitte oma erakonna all, et see siis tähendas ka lõpptulemustes seda, et Reformierakond sai üle 2 korra vähem hääli kui eelmistel valimistel, et ja sotside puhul jälle oli vastupidi, et sotsid jälle ju kandideerisid oluliselt enam oma nime all ja see garanteeris neile ka peaaegu 2 korda parema tulemuse, kui neil eelmistel aastatel oli. Et see valija jaoks muidugi muudab situatsiooni natuke keerulisemaks, et kord üks isik on ühes nimekirjas, on ta erakonna all ja siis on valimisliidus, aga ma arvan, et väiksemates omavalitsustes ikkagi valida
lähtub ikka sellest, et kas ta teab seda on ju kandideerijat oma omavalitsuses tuntud või usaldusväärse tegijana või mitte, et see et seal, kui üle-eestiliselt ikka erakonna bränd mängib oluliselt peaaegu 90% osakaalu tulemustes on, siis väiksemates valdades on ikkagi see isik ja bränd ei mängi nii palju, et üks näide, et see sotside juht, kui sotsid ju üle-eestiliselt tegid palju 2 korda parema tulemusi, siis nende juht on ju Türi vallas kandideeris, tegi väga kehva tulemuse, sai alla 100 häält, et siis et selline nagu mujalt, kes on ennast kinnistanud juba või riigipoliitikas on ju, et siis see muutub siis nagu kohalikul tasandil väheusutavaks, et sa pead ikkagi olema tegija, tuntud inimene just kohalikes küsimustes. No Pärnus Kivimäe näide ju ka, eks ole, nii palju kui Riigikokku ära läinud, siis nende jaoks ei ole enam nii relevantne, kui oli võib-olla viimane kord, kui olid kohalikud omavalitsuse valimised. Võtame suuremad omavalitsused, loomulikult Tallinn, eks ole, no kas see läks nüüd kokku sellega, mis nagu valijad ennem meile ütlesid, et see pilt tuleb selline. Räägiti ju sellest, et kaalukausil on, et kas siis Keskerakond saavutab selle enamuse või mitte ja tegelikult me nägime nii sotside Reformi poolt ja ka Isamaa poolt tegelikult, eks ole, sellist selgelt kampaaniat selles suunas, et sinu hääl otsustab, kas Keskerakond võimule saab, et hästi selge vastandumine toimus siin Tallinnas. Et juba hääletamise aktiivsusest sai ennem räägitud seda, et alguses tundus, et see Tallinna aktiivsus tuleb oluliselt kõrgem ja et olukord sarnaneb aastaga 2009. Et siis, kui Keskerakond võitis valimised natuke üle 50% osakaaluga, eks. Aga tegelikult, kui vaadata nüüd seda hääletamise aktiivsus linnaositi, siis on näha, et siin on hästi suured erinevused. Et kui 2009 oli Tallinna linnaositi oli valimisaktiivsus oli hästi sarnane, mis pärast see oluline on see, et linnaositi on rahvuste osakaalud hästi erinevad. Ja kui mõned linnaosad olid oluliselt madalam aktiivsusega Tallinna kogu Tallinna on, siis see tähendab seda, et ka kui Keskerakonna, kelle valijabaas on põhiliselt muu rahvusest on, et siis ka nende tulemus tuleb kehvem ja antud juhul ikkagi realiseerus see, et kuigi algus tundus valimisnädala alguses, et just muu rahvus on väga aktiivne, siis vaadates linnaositi seda valimisaktiivsust, siis Lasnamäe ja Mustamäe, eriti kesklinna millegipärast, kus on ka ja suure tõenäosusega seal on just see muu rahvuse osakaal väiksem, sellepärast, et kui valimiseelsetes küsitlustes just vaatasin just see Andrei Kante osakaal oli hästi suur, aga siis realiseerumises oli väiksem ja sotside osakaal sotsid totaalselt või täielikult realiseerisid selle, mis neil oli, et siis jah, et valimiseelsed uuring näitas seda, et meie poolt tehtud, et kindlalt esimene on Keskerakond, teine on sotsid, 3. on Isamaa, 4. on Reformierakond, 5. on parempoolsed ja 6. on EKRE ja 7. on Eesti 200 ja selles mõttes järjestuses mingit erinevust ei ole, et niisugune järjestus ka tuli. Protsentides on teatud erinevused ja kõige suurem erinevus ongi seal Keskerakonna tulemustes, et kui uuring näitas, et viimane uuring, mis me tegime, et Keskerakonnale võiks tulla 46, aga tuli 42% ja mina seostan seda ikkagi sellega, et see Keskerakonna valijad, keda on just rohkem nendes, ütleme siis Lasnamäel ja Mustamäel, et nad ei jõudnud kõik valima, nii nagu see
juhtus 2009, kui Keskerakond suutis kõikides linnaosades selle valimisaktiivsuse nagu viia ühtlasele tasemele, et seal oli erinevused, linnaositi olid hästi väike, aga seekord olid ikkagi, ma arvan, et ajaloo suuremad erinevused ikkagi linnaositi, et kesklinn versus seal Nõmme linnaosa elanikud kuidagi sattunud niimoodi, et seal on valimisaktiivsus stabiilselt, on kuskil seal üle 60, et seal väga palju sellist erinevust ei ole, aga jah, et see Lasnamäe näiteks, et aastal 2009 oli see valimisaktiivsus 65, nüüd oli 59. Et siis oli 2009 oli see valimisaktiivsus stabiilne ja sa tõid selle aspekti sisse ennem, et see valijaskonna üldnumber on nüüd väiksem Tallinnas, et seoses sellega, et Vene kodanikel ja Valgevene kodanikelt võeti valimisõigus ära, et see on 30 000 inimestele kusagil. Et no kindlasti on need siis on ju Lasnamäe, Põhja-Tallinn, Mustamäe, kus neid Vene kodanikke on rohkem ja osaliselt see kõrgem aktiivsus ongi seotud sellega, et see elanikkonna passiivsem osa, kes olid siis Vene kodanikud, kes tegelikult hääletamas käisid kuskil 2 korda või kelle hulgas aktiivsus oli 2 korda madalam kui kogu elanikkonnas, et siis see iseenesest juba tõstis. Aga kui vaadata seda, et hääletajate üldarv oli tegelikult kõrgem kui eelmine kord, kui valiskond oli 30 000, on ju, aga seekord tuli kuskil Tallinnast oli üle 10 000 hääletajat, oli 10 000 hääletajat rohkem kui eelmine kord, kui valijaskond oli 30 000 suurem, et see tähendab seda, et oligi, inimesed olidki aktiivsemad, on ju, aga siis jah, et ütleme, et siin linnaositi olid hästi erinevad need aktiivsused ja see väljendus ka siis selles, ütleme, erakonna tulemuste realiseerumises, sellepärast, et sotside tulemus oli hästi lähedane, nii nagu ütleme siis valimiseelsed uuringud näitasid, on ju, ka Isamaal ja ka Reformierakonnal seal erinevust ei olnudki uuring versus tegelikkus. Parempoolsetel oli see tulemus mõnevõrra parem, et me mõõtsime 2 erineval meetodil, et tegelikult see praegune tegelik tulemus oli hästi lähedane sellele, mis parempoolsed oli brändina mõõdetud, aga kui me mõõtsime isikute kaudu, siis see parempoolsete osakaal oli 5, tegelikkuses tuli siis 7,6, et see oli nagu siis ütleme parem kui kandidaatide kaudu mõõdetud tulemus, aga uue erakonna puhul ongi see täitsa tavapärane, et nende valijaskond ei ole veel välja kujunenud, et seal on hästi palju siis sellised inimesed, kes on muutud oma poliitilist eelist, nad on kedagi teist hääletanud, ehk siis natuke juhuslikuma eelistusega inimesed ja nende puhul seda järjepidevust, ehk ta ütleb, et uuringus ütleb ühte ja tegelikult siis ka käitub samamoodi, et see tõenäosus on ikka palju väiksem kui sellisel inimesel, kes on järjepidevalt valinud mingit erakonda ja siis kui uuringus küsida tema käest, milline tema siis eelistus on, et siis see kattub 100% sellega, mis ta valimistel teeb, on ju. Aga jah, selle uue erakonna puhul, et sellist stabiilsust prognoositavust ei saa eeldada, eks. Kas sa mõtled seda, et seal võis olla olukord, kus et need inimesed, kes enda jaoks välistavad Keskerakonna valijatena, eks ole, ja on ikkagi nagu põhimõtteliselt koalitsioonis olevate erakondade suhtes negatiivsed, ja ma mõtlen koalitsiooni siis Tallinna linnas ja tegelikult nagu riigis laiemalt, siis nagu võiks need kolm ju sinna kõik panna sisse, et siis Parem erakond oli mõnes mõttes selline alternatiiv, et anname siis uuele võimaluse, et ei oska, sest ega seal nimekirjas ju rohkem ei olnud. Eesti 200, kes on ikkagi ju koalitsioonis täna riigi tasandil ja EKRE siis Et jah, et kui see 6. tuli EKRE, on ju, kellele uuringud näitasid seal meie poolt mõõdetuna, ütleme 10 kohad täpsusega oli 4,9, et ta realiseerus siis 4,5% peale, aga nende tulemus on tavaliselt realiseerinud, kuna EKRE on ikkagi
suhteliselt kaua juba aastast 2015 on ju, järjepidevalt ja enam-vähem sama sõnumitega osalenud, siis nende puhul mõjutas kindlasti tulemus, kui me eeldasime seda, ütleme siis eelmisel nädalal, et EKRE suudab üle 5%, nad tavaliselt teinud on, et nendel on nii kindel valijaskond, aga see kommunikatsioon, mis nad ikkagi valimisnädalal tegid, et seadsid valimised kahtluse alla, et see mõjus demotiveerivalt nende toetajate osalemisele valimistel. Et see ei saa olla niimoodi, et sa teed mingisuguse toote või asja või brändid, paned kahtluse alla ja siis eeldad, et siis tarbija või siis valija seda ka valiks, et see paratamatu tulemus. Mõtled, et tegelikult taktikaliselt nad ei teinud kõige targema valiku sellel momendil, eks? Jah, et nad hakkasid seda valimisnädalal rääkima, et sellega, kui oli eesmärgiks ikkagi valimistel hea tulemus saada, siis oleks pidanud seda ikkagi valimiste järgsel nädalal tegema seda kommunikatsioon, aga nemad tegid seda valimisnädalal. Mis see Eesti 200 näitab meile nüüd Tallinnas? Tallinn jällegi ka suure omavalitsus on ju, inimeste arvult on ju, et valitsuserakond ikkagi on nagu nii väikse toetuskonnaga. No see Eesti 200 poliitiline bränd on saanud tugeva mainekahju ja see kampaania, mis nad tegid Tallinnas, ei suutnud seda päästa, eks. Et kui rääkida erinevatest võtetest, mida siin erakonnad kasutasid on ju valimiseelsetel nädalatel, et siis et kõik kasutasid meediareklaami on ju ja Keskerakond kõige väiksema osakaaluga, Keskerakond sai kõige parema tulemuse on, eks, et siis võib järeldada, et meediareklaam nii palju ei mängi rolli, aga see, mis kogemus on näidanud, et seda meediareklaami tuleb siduda siis sellise kihutustööga tänavatele, kui sa tänaval oled pildis, oled hästi aktiivne, siis piisab sul väiksema osakaaluga meediareklaamist, et see asi oleks efektiivne. Keskerakond seda näitas, aga Eesti 200 puhul on ju, nad tegid meediareklaami on ju, et see oli neil, kuna neil ressursse on selliste meediareklaamide tegemiseks, aga tänaval neid ei on. Ja mis indikaator see valijal on? Näed, reklaamivad ennast, et nendest räägitakse halvasti, aga tänaval nad ei julge ennast näidata või olid üksikutes kohtades on ju, et ei olnud sellist aktiivsust nagu tänavatel nagu Keskerakonna ja sotside ja Isamaa puhul, et ma nägin neid, et üks asi on see meediareklaam, aga teine, et sa näitad ennast tänaval, et sa oled tõesti reaalne isik ja sinu poole saab pöörduda, et inimesed saavad oma muredest rääkida, nii edasi, et sa oled reaalne tegija, mitte see ei ole mingisugune tapeet lihtsalt seinal, et kes midagi näitab, aga tegelikult ma ei teagi, kas seda eksisteerib, et valijatele indikeeris seda, et Eesti 200 ise ka vist ei usu seda, et nad pääsevad volikokku. Tartu, et Tartus, kas need, mis ette nägi, et tuleb väga tasavägine Reformi ja Isamaa vahel? Jah, et kindlasti me ei teinud nii suure valimiga, et me ei oleks saanud üksikuid piirkondi vaadata, aga jah, et Tartu oli nagu ootuspärane, et seal Reformierakond, Isamaa on seal enam-vähem võrdsed, on ju, realiseerus siis Isamaa kasuks. Ehk siis ütleme, et Tartu valimisaktiivsus on natuke teistsugune olnud kui Tallinna aktiivsus, et Tartut on iseloomustanud tegelikult Eesti keskmisest madalam aktiivsus ja mida madalam on see aktiivsus olnud, seda tugevama, suurema osakaaluga on Reformierakond. Et kui üks erakond domineerib kuskil, et see lõppkokkuvõttes väljendub siis ka suuremas passiivsuses, et inimesed ei usu, et midagi muutub, on niikuinii see pilt jätkub, aga seekord see olukord indikeeris seda, et Tartus on seis põnev ja hääletamisaktiivsus tegi Tartus rekordi, et nii aktiivsed ei ole tartlased olnud, ja tuli ka siis muud seltskonda, kes ei ole ka ainult Reformierakonna toetajad, tulid valimistele ja realiseerus see, et siis Isamaa sai
1% punktilise edu Reformierakonna ees, et seis oli põnev ja selline põnevus tegelikult tavaliselt motiveerib valijaid valima minema. No Narva on nagu huvitav fenomen, eks ole, hoopis teistsugune pilt kui mujal on ju ja et sealt siis Stalnuhhin võttis ikkagi päris märgatava võidu, on ju, kas seda nägi meie prognoos täpselt? Ei, ma ütlesin juba, et me nii täpselt ei vaadanud. Me ei saanud vaadata nii väikseid piirkondi eraldi, kui Tartut ma veel isiklikult vaatasin, aga kindlasti ma Narvat ei vaadanud, kuna seal ikkagi neid valimi osakaal oli, valimi suurus oli nii väike, et ma ei hakanud, aga ma arvan, et kui vaadata seda valimiskomisjoni statistikat on ja siis on näha, et Ida-Virumaal see valimisaktiivsus oli madalam, isegi kui see passiivsem osa valimistelt oli ära võetud. Narvas oli see peaaegu ka üle 30 000 inimese, kes seekord ei saanud ja osales siis see aktiivsem osa, siis absoluutarvudes tegelikult ikkagi see ka Ida-Virumaa valimisaktiivsus oli väiksem. Kui Tallinnas oli see absoluutarvudes isegi suurem, kui see valijaskonna üldarvu vähenedes on. Aga siis seal oli vastupidi ja ju siis seda et seal nagu põhiliselt keda või mis asi see motiveeris neid valima minema, on ikkagi see teatud tugev kriitika praeguse valitsuspoliitika suhtes ja Stalnuhhini ju siis nimekirja tugevus seisnes selles, et ta oli siis kõige kriitilisem ja siis need kõige kriitilisemad siis valisid teda, et see Katri Raigi nimekiri ikkagi kaotas oluliselt, kes eelmisel korral võitis, et tema esindab kindlasti seda mõõdukamat suunda, et selline radikaalsus domineeris seal Narvas. No valimiste puhul, eks ole, on siukseid rida suuri komponente on ju. Üks on erakond ise on ju oma mainega, oma tuntusega, assotsiatsioonidega, siis on kandidaadid täpselt sama asjaga, siis on teemad, mille eest nad on väljas, on nad siis üleriigilised või kohaliku tasandi teemad, siis on see sama usk valimistesse, et kas minu hääl üldse midagi otsustab, kas ma tasub mul välja tulla ja seal on rida niisuguseid väiksemad komponente ka. Kui vaadata seda, eks ole, et valimisliidud ja me just rääkisime sellest, et paljude puhul erakonnast isegi mindi valimisliidu alla, et tagada. Mis sa üldse arvad, et kas nagu erakonnal on nii suurt kuidas siis öelda, et meie armastame seda nagu siin vaadata ja pingeritta panna, et üle nagu riigiliselt, et kes võitis või kes ei võitnud, aga et kui suur on brändi ehk erakonna selline osakaal versus selle üksikkandidaadi brändi ja tema nagu toetajaskonna osakaal selles nagu üldises pildis? No ütleme, kui on Riigikogu valimised, siis erakonna bränd on ikkagi primaarne. Et kui kohalike valimisi vaadata, siis Tallinnas ja Tartus on erakonna bränd on ka ikkagi oluliselt domineerib selle üksik isiku üle, aga kui minna väiksematesse omavalitsustesse, siis see bränd on nagu katus, et isegi kui ma mäletan seda, et kui ma olen oma sugulastega rääkinud, kes elavad kuskil väiksemas omavalitsuses, et nad on olnud aktiivsed, aga nad ei ole kunagi või neil on raskusi olnud meenutada, kelle nimekirjas ta antud hetkel isegi kandideerib, et see nagu see erakonna või see nimekiri, et see on kindlasti sekundaarne, et see ei ole, et isik on oluline, et kas ta on oluline tegija. Mingil määral erakonna bränd mängib rolli, sellepärast, et Isamaa ju tegi oluliselt parema tulemuse, aga mille pärast Isamaa tegi oluliselt parema tulemuse, on ikkagi see, et see erakonna bränd mängib rolli kandideerijate jaoks. Et Isamaa nimekirjad sisaldasid hästi palju siis eelmistel valimistel valimisliitudes ja EKRE liikmeid ja nii edasi, et kui me vaatasime seda Isamaa nimekirjas kandideerijaid ja kui suure osa või mis see häälte arv oli, siis sealt oli näha, et Isamaa nimekirjades hetkel kandideerijate
hulgas siis eelmine kord siis ligi pooled valisid kedagi teist, ehk siis Isamaa tulemustest pool tuli praktiliselt sellest, et siis teistest nimekirjadest keegi tuntud inimene on ju kandideeris nüüd Isamaa, nii et see bränd mängib suuremat rolli kandideerijate jaoks kui konkreetse valija jaoks. No need nimekirjad on töövahendid, aga mitte ainult siuksed nende samade erakondade jaoks ja me teame tegelikult teoorias seda, et number 1 positsioonid tavaliselt on nimekirjades need, kes korjavad kõige enam, sellepärast inimene siis vaatab, et noh, ma Isamaa jaoks tahtsin hääle anda, kes seal nüüd on ees, ma sinna annan, eks ole, teadmata võib-olla, kes seal teised on ju. Kuivõrd need, et nimekirjades positsioonidega mängitakse, et vahel, eks ole, pannakse seal neid tugevaid kandidaatega päris lõppu, mida Riigikogus väga palju tehakse, et kuivõrd sa seal näed üldse mingisugust olulisust tänasel hetkel? Et kindlasti see positsioon mängib rolli, kui isikud on enam-vähem võrdse kaaluga või võrdselt tundmatud, siis valitakse tegelikult üsna sarnase proportsiooni järgi. See esimene kandidaat saab mingi proportsiooni, et ütleme, see seos on mingisugune 30, 19 ja nii edasi, et see esimene saab mingi 30-40%, siis teine siis 2 korda vähem on ju ja siis nii edasi, et aga alati need väga tuntud nimed on ja tekitavad selliseid anomaaliaid on, eks. Ja noh, eks see ajaloost on ju teada, et kui 2014 Euroopa Parlamendi valimistel on ju Yana Toom pandi nimekirja viimaseks ja esimene oli Savisaar on ju, siis et Savisaar teati, et tema ei lähe niikuinii sinna Euroopa Parlamendi, Yana Toom sai palju suurema häältesaagi. Eks selliseid asju on veel olnud, et näiteks huvitav isik on kindlasti Jaak Madisson, kes on EKRE nimekirjades on olnud alati mingi teine, kolmas, aga ta on alati esimese tulemuse kõige suurem osakaaluks saanud. Nüüd, kui ta vahetas erakonda on, eks, et siis ta ei saanud. Ta oli seal nimekirja eesotsas, aga ta ei saanud seda kesklinnas Keskerakonna kõige paremat tulemused. Seal oli Andrei Kante, kes sai suurema häältesaagi on, eks. Ehk siis isik mängib suuremates linnades ja tuntud isikud kindlasti suuremates linnades on nagu osakaaluga, aga siin on nagu see teine aspekt on veel, et kas see isiku kuvand sobitub kokku selle erakonna nimekirja kuvandiga, et kui siin on mingi vastuolu nagu Jaak Madissoni puhul, et siis see mõjub pigem siis negatiivselt, et kuigi ütleme siis matemaatilise seaduspära järgi, et esimene peaks mingisugune saama 30-40%, siis teine ja nii edasi on, et aga kui muidugi seal nimekirjas on keegi tuntud isik on, kes on nagu näiteks Mihhail Kõlvart on, eks, no tema saab kuskil 60-70% seal, no ütleme 60% saab esimene, et tema on ka nagu anomaalia, et ta ei allu sellisele nagu tavapärasele tulemusele, aga kui nimekiri sisaldab enam-vähem võrdseid isikuid, siis ta järgib tegelikult üsna ütleme hästi seda teatud matemaatilist seaduspära. No Madissoni puhul võib olla tõesti see, et valijad lõpuni ei ole aru saanud, et kus ta siis on hetkel ja kas seal ei ole ka teine asi, et sama puudutab neid olemasolevaid ministreid, et valija lihtsalt ei usu, et ta kohalikul tasandil midagi hakkaks kaasa lööma, et ta parem siis ei anna seda häält lihtsalt. No nii nagu Lauri Näälemets seal Türi vallas on ju hästi kehv tulemus on ju kindlasti, et ta ei olnud ka nimekirjas seal esimene, aga kindlasti valijad, kohalikud inimesed ei uskunud, et ta tuleb sinna ja hakkab neid asju korraldama, et ma ei jõudnud täpsustada, et seda Kohilas oli ka, et tegelikult oli hästi huvitav situatsioon, et see valimisliit, kus kandideeris Eesti Energia juht on ja võitis on ja, aga ta ei saanud minu teada parimat tulemust, ta oli jälle nimekirjas esimene on, eks, et siis ka tema puhul kindlasti oli, kuigi see valimisliit oli kõige suurema häältesaagi sai, aga ta ikkagi inimesest tekib kahtlus, et kas ikkagi selline inimene tuleb nagu siis kohaliku tasandi asju
seal lahendama, et kas ta on usutav või nii nagu see ka ütleme siis Euroopa Parlamendi valimistel, et inimesed ei ole uskunud, et kui Keskerakonna puhul, et Edgar Savisaar võiks minna Euroopa Parlamenti, kui ta on kritiseerinud seda, et siis ka tema tulemus on isegi nimekirjas teistes kandidaatides kehvem. No ma mõtlen seda, et jällegi ma saan erakondade puhul aru, miks nad neid ka ministreid nimekirjadesse panevad, on ju, et ikkagi mingi isiku tuntus, samas minu tead seadus ei luba nendel nii korraliku volikogus samal ajal olla tegev, eks ole, on ju. Ja noh, et ma mõtlen seda, et kas isikule endale see on nagu positiivne, et nüüd kui nagu vaadatakse, et noh, et olemasolev minister tegelikult kogub nii palju vähe hääli tegelikult võrreldes varasemaga, et noh, et kas tema täht on ka juba nagu kustunud, et mis sa ise nagu vaatad kõrvalt, kui sa oled jälginud, et kas see on jälle tegelikult inimesed unustavad ära või on see nagu suurem tähendus tuleviku vaates, kui nemad peaks nagu nüüd mõtlema järgmist juba 2 aasta tagant või 3 aasta pärast toimuvad Riigikogu valimisi, eks ole, on ju. No kui minister hoolimata sellest, et väiksemast usutavusest teeb ikka hea tulemuse, et siis see näitab selle isiku potentsiaali ka Riigikogu valimiste jaoks. Aga vastupidi, noh, kui ta ikkagi need versus just toimunud Riigikogu valimistega, et tulemused on oluliselt kehvemad, on ju, mis see võiks öelda valijale? No võtta, mida sa mõtled kehvuse alla, võtta see Riigikogu valimistel on neid ringkondi oluliselt vähem, et see potentsiaalne häälte saag, mida Riigikogus ühes ringkonnas, neid on 12, on ju, omavalitsusi praegult oli 78 pluss siis 77 pluss 8 linnaosa, Tallinna linnaosa on, eks, et noh, ega inimene vaatab nagu suhtarvudest, tema ei oska mõelda selle peale, et on suurem või väiksem, ta vaatab, et ja, aga seda kommunikeeritakse. Mida meedia tavaliselt näitab ikkagi seda pluss, näed võrreldes eelmiste valimistega pluss 1000 häält, on ju, võrreldes eelmiste valimistega on ju, kas see on üldse võrrelda või mitte, et sa seal ei näe nii suurt murekohta. Kus ütle mulle seda, et ma vaatasin huvi pärast Urmas Sõõrumaa, kes pani väga palju raha, tundub vähemalt meediapildist, eks ole, oma kampaania alla. No ta vist spondeeris ka mingi 30 000-ga. Jah, aga no ma vaatan isegi meedia mõistes, on ju, et ikkagi ta oli nagu nähtav, ta tegi tõesti väga palju pingutusi, on ju, et nüüd kuna ta reformi all ka tuli ja ei osutundki valituks, on ju, nüüd see oli nagu mõnes mõttes ju, või osutus sinna sisse või? Osutus, et ta sai minu teada, kui ma vaatasin öösel tulemus. Vaata, me nüüd räägime sellest, et minu teada ta sai ringkonna mandaadi, et jah, see võib olla küll. Et kas sa nagu hindad seda panustust, sest tal oli see teine kord, on, et seda oli nagu huvitav vaadata, et ta nagu tuli, ta nagu umbes tahtis teha, et kuidas sa hindad seda tulemust, et oli see nagu väärt seda pingutust kõike või? No kindlasti majanduslikus mõttes Reformierakonna jaoks ma arvan mitte, aga tema enda jaoks võib-olla küll, et aitas seda realiseerida mingisugused isiklikke ambitsioone. No aga ma mõtlen ka seda, et huvitaval kombel oli see Haabersti, ma seda ka nagu lõpuni aru ei saanud, miks, sest ta on ju oma põhilised asjad teinud kuskil mujal, eks ole, et kas see valijaskonna jaoks võib-olla isegi teise kohta nimekirja panemine oleks andnud talle veel paremaid tulemusi? Kindlasti kesklinn, kus ta põhiliselt tegutseb, on ju oma äripinna arendustega, on ju, oleks olnud loogilisem, aga jah, et kui ma sotsiaalmeediat ka natuke pisteliselt jälgisin, kindlasti seal isikud tegid, mõned isikud, kes tegid hästi aktiivsed kampaaniad, said ka oluliselt parema tulemuse ja kui Sõõrumust rääkida, et eks ta vist seal sotsiaalmeedias tegi seda nii eesti kui ka vene keeles neid asju, et jah, aga võib-olla mõnes teises linnaosas oleks ta parem tulemuse saanud, aga igal juhul tema nime kaasamine juuni seal lõpus sellest Reformierakonna linnapeaks, ma arvan, et lõppkokkuvõttes seda on ikkagi tõlgendatud totaalse poliitilise tsirkusena, et see ja tema kandideerimine tuletab seda kogu aeg meelde, seda, mis juhtus juuni lõpus, juuli alguses, on ju, et see erakonna jaoks kindlasti nii positiivne ei ole, isiku jaoks on, aga noh, kunagi ei tea, et kuidas sündmused edasi arenevad, et nüüd ma ütlesin, eks ole, et bränd ja isiku tuntus või isiku bränd kolmast oli see teemade nagu
noh, kui komponendina on ju, et seda natuke heideti ette, eks ole, erakondadele ka, et tohutu niisugune nagu üldine poliitika ajamine käis, et räägiti üldistest teemadest, mis nagu ei puuduta nii palju kohalikke teemasid, on ju, ja need sõnumid olid ka, on ju, et kuivõrd sa arvad, et noh, jah, valimisdebatid olid konkreetsed, on ju, tegelikult ka nende omade erakondade programmid olid konkreetsed, aga kommunikatsioonis me valdavalt ei näinud sellist nagu kohaliku tasandi temaatikat, et käis rohkem sihuke vastandumine, eks ole, ja väga väheste asjade üle, et kas see on probleem või pigem see ei ole probleem, et see ongi võib-olla siis valijale nagu segane, kui räägitakse mingitest väikestest elementidest, et parem nad tahavadki kuulada seda, mis maksudest saab. Et noh, ega valijale muidugi raske nendes teemades nagu kaasa mõelda, et ikkagi kui räägitakse kommunaalteemadest, linnaspetsiifilistest, väga keerulistest, suurte arvudega teemadest, on ju, et siis on nagu raske haakuda, et oluline on see, et see asi, mida ta teeb, et inimene, kes sellest räägib, on enesekindel, mõjub usutavatel ja kuidas teised siis eksperdid hindavad või milline see no, üldine siis tagasiside sellele on, et see on nagu olulisem. Et kui me nüüd selles viimases uuringus enne valimisi küsisime inimeste käest, et mis neile, no me küsisime, keda ta eelistab, on ju, kes oleks tema esimene valik, küsime, mis tema nagu kampaaniast meelde jäi, siis ega inimestel 60% ulatuses ei jäänud midagi meelde, et see, mis seal jutt oli või mis seal kampaanias erilist oli, et ega sealt midagi konkreetset mällu ei jäägi. Oluline on see, et see üldine usutavus on, eks, et ma usun sind, on, et sa oled enesekindel, et sa tahad sinna volikogusse saada, et sul on visioon, mida teha ja kas ma usun sind või ei usu, et kui ma usun sind, siis ükskõik missugused need konkreetsed ideed on ju, et inimese mälus ei salvestage, ei kinnistagi midagi, et siis see on nagu see usutavus ja see usaldusväärsus on nagu olulised komponendid sellest kogu sellest poliitilisest ütleme sellest diskussioonist. Vaata, see on huvitav, et sa tood selle välja, et tõesti inimesed ei mäleta või öelda vähemalt midagi sellist, mis siis nagu iseloomustab ühte või teist seda valiku tausta, et et kui mõelda, et miks on tavaliselt kommunikatsioonis võetud sellised nagu lihtsad sloganid on ju, et justkui nagu inimesel tuleks meelde, et Isamaal, eks ole, et muutused on ju ja Keskerakonnal ummikust välja ja sellised nagu lihtsad asjad, siis tegelikult see näitab seda, et tarbijatel ei jää need niimoodi meelde, ükspuha palju me sinna raha alla paneme. Jah, et no, kui ütleb konkreetsemad jäävad, et mis sealt eristus oli EKRE on ju, kelle... Muidugi EKRE. Nendel oli see nagu see tuulikute teema tuli välja sealt, et nemad on selle tuulikute vastu on ju ja noh, see on niisugune lihtne asi, mis kinnistab, et ma olen millegi vastu on ju, et ma pooldan mingisugust arendust, ma tahan arendada seda või toda on ju, et noh, mis see konkreetselt on, okei, kui see on konkreetne objekt, et mis oleks kohaliku omavalitsusele hästi oluline on ju, eks, et aga noh, inimese jaoks ikkagi ja eriti need vanemaealised, keda on rohkem on ju, ega neid konkreetselt objekte on, neid ikka huvitab see, et elu toimib ja nende isiklik elu oleks parem. No, aga mõtleme selles mõttes, et võib-olla EKRE see, sa ütledki, et kui valija natukengi teadis nende seisukohta mingil teemal on ja seda ma nagu niitasingi, et konkreetselt need teemad olid nagu segased on ju ja inimeste jaoks on objektid on ju, et ega siis see, et sotsidel oli sõnumina veel 2 sõnumit oli, ma vaatasin vähemalt valimisplakatitel, et vali Kopenhaagen, mitte Minsk ja siis nad mingis visuaalis või audios seda nagu selgitasid rohkem, et see on siis sotsiaaldemokraatlik Stockholm või Kopenhaagen. Stockholm, kumb see oli siis? Kopenhaagen, mitte keskerakondlik Minsk, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et noh, miks üldse nii, et tundub ka nagu õudselt selline nagu segane kommunikatsioon, et see nõuab ikka väga palju mõtlemist, eks, et miks see on nüüd parem või teine varem, et kas seal on ka siis Keskerakond, ei ole ju tegelikult on ju. Et ja need sellised liiga üldised, et ummikust või seesama muutus või et need jäävad liiga üldiseks, et selles mõttes mingi konkreetse teema, mingi noh, selles mõttes tuulik on meil igal pool praktiliselt olemas ja selle suhtes on tõesti niisugune jah või ei, eks ole, et seal ei ole niisuguseid vahepealseid asju, et ma mõtlen, et võib-olla nende kampaaniate aeg, seda on ka ju ette heidetud, et need kampaaniad olid kõik ühesugused visuaalselt, kõik näod, eks ole, et mitte midagi eristuvat seekord ei olnud, et võib-olla seal oleks küll aeg nagu otsa vaadata kommunikatsiooni
kurjategijatele, et kindlasti. Ja see Keskerakonna tulemus on ju, kus reklaamimahud olid väiksemad, kui on ju Reformierakonnal, EKRE oli vähemalt meediareklaami mahtudelt oli teine, on ju, siis oli Isamaa, on ju, siis olid sotsid, parempoolsed, Eesti 200 tegi rohkem meediareklaami kui Keskerakond, on ju, aga Keskerakond teistpidi oli hästi aktiivne tänaval, et sa ei saa nagu ühte vormi kasutada ainult domineerivalt, et sul peavad olema teised vormid, on ju, mis toetavad seda, et no kas või lähtudes sellest, et Reformierakond tegi kõige enam reklaami EKRE teisena ja nemad olid 2 kõige suuremat kaotajat võrreldes eelmiste valimistega, et see vihjab ju sellele, et nagu meediareklaam nagu üldse ei tööta, eks. No ta mingiks fooniks on, aga küsimus, kuidas sa seda kasutad, mis sõnumiga sa seda kasutad. Aga see kampaania on vaja panna nagu ka siis muuta efektiivseks läbi selle, et sa ise selle kampaania ikkagi noh, inimeste üldine suhtumine kampaaniatesse on pigem tõrjuv või ütlevad, et noh, see ei mõjuta, et ma ei jälgi seda ja nii edasi, aga kui sa teed kampaaniat ja sa oled tänaval, on, siis sa muudad nagu sellega ennast usutavaks, kui sa lihtsalt oled tänaval ja meediareklaami ei tee, siis no esimene arvamus tekkis, et see on mingi erak veidrik, kes tuleb siin mulle tänaval ligi, ma ei tea teda, aga ta on hästi aktiivne, et sul peab olema ikkagi, no Keskerakonna puhul jälle seda minevikku või seda kapitali, mis neil on, mainekapitali, mis neil on eelnevatel aastatel kogutud, on hästi palju, et selle pinnalt sa saad, aga kui on uue erakonna puhul nagu parempoolsed, et siis on ikkagi, et see, mida nad tegid, on ja Tallinnas vähemalt oli see, et nad olid meedias hästi aktiivsed, meediareklaamis ja tänavatel on ja, et see kombinatsioon toob edu, et kui sa kasutad ühte vormi ainult ilma muu vormita, mis toetaks seda esimest, seda kõige kulukamat on ja, et sa ei panuta isiklikult, et see ei tööta, et no juba eelmistel valimistel me nägime ka sotsiaalmeedia niisugust nagu noh, teatud efekti, eks ole, ja ka sellel valimisel Tartus seal juba 2 kandidaati, kes tulid väga tugevalt sellepärast võib volikokku, et nad on sotsiaalmeedias nagu tugevad, et mis sa sellest arvad, et noorem generatsioon, uued meetodid, mitte et meil oleks ka praegu, kes Tallinnas näiteks olid päris palju nagu aktiivsed sotsiaalmeediast, kui tugev saab olema selle kanali mõju poliitikule? Kindlasti teatud sihtrühmadele on see oluline, eriti noorte jaoks, aga noored on tavaliselt ju valimistel ikkagi väga väikese osakaaluga, ikkagi domineerib 50+ põlvkond, kelle jaoks selline vorm on tegelikult ikkagi ebatraditsiooniline ja seda ikkagi pigem välistatakse, et ta mõjub, aga ta mõjub kitsale sihtrühmale, keda on vähe ja nagu sündimuse graafikud näitavad, et seda sihtrühma saab iga aasta muutub see väiksemaks, kes iga kord kas või meenutad seda, et 90. aastal sündinud oli 30 000, praegu sünnib alla 10 000, 9-8 000, et see on vähenev, et üks aastakäik sisaldab niivõrd vähe ja inimeste eluiga pikeneb ja selle vanemaealise elanikkonna osakaal kasvab pidevalt ja nende jaoks see sotsiaalmeedia kindlasti ei ole oluline. Ütle mulle, mis sa arvad, kelle vastutus on valijatele meelde tuletada tema, ütleme võib-olla siis isegi öelda kodaniku kohustust tulla valima, eks ole, aga et päeval lõpuks on see vabatahtlik, aga et kes seda peaks tegema? No selge on see, et poliitikud on küll sellest huvitatud, aga neil on omad huvid mängus, et saada just ka näiteks nooremat kuidagi huvitatuks sellest poliitikast, et kelle pärusmaa see on, et me paremaks veel saaks seda valimisaktiivsust, sest nagu see, et jah, meil on praktiliselt 60%, eks ole, käis välimas, 40% ei käinud, et see on ka päris suur osa, et et 100% me kunagi ei saa, aga kes saab midagi teha selleks, et seda valimisaktiivsust tegelikult kogu aeg kasvatada? No kõige enam ikka poliitikud, et kui poliitika on midagi väga ebameeldivat või seal ei ole nagu mingisugust muutusi või et nagu Tartu näite puhul ma tõin välja, et kui seal üks erakond domineerib, siis see pigem mõjub demotiveerivalt selle valimisaktiivsusele, aga seda valimisaktiivsust
kõigepealt peaks ikka kommunikeerima need osalejad ise, et ma arvan, kui seda tehakse mingi neutraalse organi poolt, et need mõjud on ikkagi ülimalt väikesed, et ma pean aru saama see, et ma osalen ja ma mõjutan, on ju, eks, neid tulemusi ja kui ma ei mõjuta, on ju, siis ma pean rahuldama sellega, et mis on, et ma arvan, et see Keskerakonna puhul nüüdsestes tulemustes oli, et nad ei suutnud ikkagi seda valijat, kes 2009 nende poolt hääletas, ei suutnud välja tuua niivõrd, et see oleks neile garanteerinud oluliselt parema tulemused. Aga selline poliitika läbipaistvus ja usaldusväärsus, need on baasfaktorid, et kui poliitika muutub midagi ebameeldivaks, kui seal domineerivad mingisugused korruptsiooniskandaalid ja skandaalid, et see siis on nagu kõige suurema demotiveeriva mõjuga tegur, on ju, et see saab ära rikkuda täielikult, on ju, eks. Ja kui vaadata valimisi, siis kõige väiksema aktiivsusega on Euroopa Parlamendi valimised, et eestlasi iseloomustab see, et mis need eestlased ikka seal Euroopa Parlamendis suudavad ära teha. Poliitikud, parlamendisaadikud küll räägivad, kui aktiivsed nad on ja mida nad kõik teevad, aga see ei mõju usutavalt, et Eesti suudab midagi Euroopa tasemel mingit protsessi mõjutada, et siis on see valimisaktiivsus seal natukene alla 40%, et Riigikogu ja nüüd kohalikel valimistel on see ikkagi 60 ja natuke üle, on ju, eks, et seal on nagu usutakse, aga see valimisaktiivsus on oluliselt madalam, kui see on Soomes ja Rootsis, et kus seda, ütleme ka see, et see asi on nagu rohkem traditsioonides, et ma tunnen, et minu vanavanemad, isad-emad on käinud ja nad on teatud poliitiliste eelistustega, et kui see nagu laieneb, et ikkagi ka tekivad nagu mingisugused, ütleme, traditsioonilise siis poliitilise eelistusega nagu siis elanikkonna kihid, kelle jaoks on oluline, et toetada seda, et siis see garanteerib ka selle suurema osaluse valimistel ja see, et ikkagi demokraatia toimib, et kui seal on skandaali otsa ja muidugi eks meedia saab ise ka ju, kui ta midagi võimendab, mingeid skandaale ja mingisuguseid tegusi, et see tekitab niisuguse halva maine, et see kindlasti mõjub demotiveerivalt, aga alus on ikkagi poliitikud ja nende tegevus. Kas see on nagu väiksematele maadele nagu iseloomulik, et nii palju poliitilisi jõude nagu tegelikult on kogu aeg mängus ja neid tekib ja neid ka nagu läheb ära, et kui me Ameerikaga võrdleme, siis seal on suhteliselt paigas suured need, kuigi seal sees ka toimub nagu liikumist ja seal on samamoodi ju need independent seal keskel, eks ole, aga nad lihtsalt ei mängi nii palju kaasa, on ju, et kas see, et meil on selline nagu muutus, volatiivsus võib mõjuda sellele valimisaktiivsusele pärssivalt võib-olla, et kogu aeg sa ei saagi välja kujuneda, kui seal juba toimub inimeste nagu muudatus seest ja sa ei saa aru enam maailmavaateliselt, mis nagu toimub, et keda ma siis pean toetama, et ma toetasin nagu mingit erakonda ja seda inimest, nüüd see inimene on kuskil mujal, et kas ta siis nagu, et see segadust on jube palju. Jah, ikkagi minu arust see valimisaktiivsus on ikkagi, kui vaadata Eesti piirkondi, on ikkagi suurem nendes kohtades, kus on selged või tugevad erakonnad, kus on kirju, on mingisugune valik ja nendes regioonides, kus on hästi vähe kandideerinud, näiteks nagu Järvamaa, et kus seal oli paar erakonda, on ju, ja siis olid tohutud valimisliidud, et kus kandideerivad isikud, kes kord on ühes nimekirjas valimisliidus ja siis teises ja nii edasi. Et see ei mõju nagu motiveerivalt, et siis see erakondade mitmekesisus tegelikult see võiks väljenduda ka selles, et igal inimesel leidub poliitiline erakond, kes väljendab tema seisukohti või ligilähedasi seisukohti, õnneks. Et valimisliidud tegelikult seda motiveerivat jõudu ikkagi, nad on ikkagi ebamäärasemad, on ju, selle valija jaoks, aga kui vaadata maailma, et siis ma arvan, et see pilt muutub mitmekesisemaks, et ka Ühendkuningriigid on ju, kus on traditsiooniliselt olnud 2 erakonda, on ju, leiboristid ja konservatiivid, et seal on ju
uus reformistide nimeline erakond, kes on reitingutes on isegi liidriks tõusnud, et ja ka Rootsis ja Soomes, et seda poliitilist killustatust on, et see, et ma arvan, on oluline, et on ikkagi erakondi, kes esindavad, sellepärast, et inimeste poliitilised vaated võivad olla väga erinevad ja oluline on ikkagi, et see poliitikamaastikul oleks teatud mitmekesisus, oleks nii vasakpoolsed, parempoolsed, oleks nii liberaalsemaid, konservatiivseid ja erinevaid kombinatsioone nendest maailmavaadetest, on ju, et see oleks, on ju, et see garanteerib selle, et siis inimene leiab enda jaoks siis sellise sobiva maailmavaate, mida ta saab siis ka toetada, et kui on vähem valikuid, et see tavaliselt siis pärsib aktiivsust. No sa ütlesid ilusti, eks ole, et valimisliitudes meil ei tule seda selgelt välja, et see on rohkem nagu kohalikud teemad, mis on vaja lahendamist ja selle järgi nagu antakse, aga et kui sa vaatad seda Eesti nagu jaotust selle sama konservatiivse, liberaalse või parem-vasak teljel, eks ole, et kas see valimistulemus, kui me nüüd jätaks natukene selle valimisliidud välja, kas see peegeldab seda ka, kuidas meil tegelikult on või on see, et paljude valijate jaoks ongi segaseks läinud see, et kes keda üldse nagu peaks esindama, et noh, et Reformile klassikaliselt on ette heidetud küll, eks ole, et nad enam piisavalt ettevõtja eest nagu ei ole väljas ja kõik siuksed lahustumised, mis on ka omad teljed veel, aga kas sa näed seda sarnast või on seal on just sellist nagu peata olekut valijate seas, nad saa aru enam, kes mida esindab või? No kui vaadata seda erakondlikku maailmavaadet ja tulemusi, siis on nagu üks järeldus on see, et nagu konservatiivne maailmavaade praegu on siis ülekaalus selgelt võrreldes siis 23 Riigikogu valimistega, kus liberaalne maailmavaade, aga tegelikkuses, kuna kohalikel, me rääkisime Isamaast, kus on hästi palju endisi valimisliitudes ja EKRE, et kus ei ole tegelikult ühtse maailmavaatega, et ma arvan, et seal lihtsalt kandideerisid kohalikul tasandil tuntud inimesed, keda siis valijad ka usaldasid ja see väljendus ka selles resultaadis, et ma arvan, et seda maailmavaadet, seda kohalike valimiste tulemuste pealt ei saa määratleda, et seal on ikkagi võib-olla jah, et võib-olla Tallinnas veel, kus see erakondlik poliitiline määratlus on ja siit on näha selgelt, et konservatiivsem vaade domineerib Tallinnas, mis on tingitud ka sellistest rahvuse proportsioonidest ja no selge on see, et see oli ka mingis osas hinnang valitsevale koalitsioonile riigi tasandil on ju, ja kui sa neid nagu suuri numbreid vaatad, siis see on ikkagi päris nagu muret tekitav, et tegelikult seda meil on ka jooksvalt me teeme, eks ole, valitsuserakondadele, koalitsioonile, kui palju on see toetus ja see toetus ongi madal. Mis sa ütled, mida peaks täna nagu ikkagi Reformierakond ja Eesti 200 nagu endale ütlema, et neil on küll on see niisugune nagu mandaat veel olemas see järgmiste Riigikogu valimisteni, aga selgelt siuke vahehindamine näitas nagu ikkagi väga suurt mitte poolehoidu, eks ole. Aga kuna meil on nagu siis valimised 4-aastase tsükliga ja kohalikud valimised alati Riigikogu valimiste vahepeal, et siis ütleme siis Riigikogus enamuse saanud erakonnad alati või nende toetus on nagu kahe valimise vahelisel perioodil uukujuline, et igal juhul nad alustavad hästi kõrgelt, kukuvad on ja siis vahetult enne valimisi hakkab nende toetus jälle kasvama, et kui nüüd järgmine aasta, mis on Riigikogu valimiste eelne aasta, Reformierakonna reiting hakkab jälle kasvama, Eesti 200 puhul seda ei tea, et neil on see, ütleme siis otsustamisküsimust, et kas nad üldse jätkavad, kas nad ühinevad ja nii edasi, et või siis kui ei ühine, et siis võib-olla ta hakkab tasapisi, nagu inimesed hakkavad põgenema sealt, hakkavad liituma kellegi teisega, et nii nagu juhtus Rahvaliiduga kunagi, et või Vabaerakonnaga, eks ole. No jah, Vabaerakonnaga ka, et kes oli nagu fööniksina korraks nagu kerkis ja siis kadus, et sa ütled seda, et Reformierakonnal kõik nagu kadunud ei ole, nüüd nad peavad mobiliseerima ennast, näitama, mida nad ikkagi suudavad teha. Et see on igal juhul paratamatus, et ütleme siis kohalike valimiste aastatel on koalitsioonierakondade positsioon on kehv, et see on nagu paratamatus,
et nüüd sõltub sellest, et kas see, ütleme see visioon, mis koalitsioonil on ja peaministril, et kas see hakkab toimima järgmise aasta algus, eks see järgmise aasta esimesed kuud on nagu kriitilised, et olulised on ja, et kui seal nagu järgmise aasta poolaastaks midagi ei juhtu, et siis peaks ka erakond mõtlema hästi kriitiliselt enda peale, et selle jaoks, et nagu mingit murrangut tuua, on tavaliselt vaja ka sisemisi mingisuguseid ümberkorraldusi vaja teha. No kui Reformierakonnale sai nagu suure tõenäosusega saatuslikult kogu see maksude temaatika riigi tasandil ja siis see hilisem nagu linnavalitsuses käitumine, et kas oli mingisuguseid teisi suuremaid tähelepanekuid sul ka selle viimase poole aasta jooksul, mis võisid oluliselt mõjutada üldse kogu pilti erinevatel erakondadel või peale Reformierakonna? Mis meediast läbi käinud hästi aktiivne oli meedia selle Tallinna võimukriisi kajastusele, et sellist sündmust ma ei mäletagi, et kus midagi nii ühtlaselt ja niivõrd aktiivselt, tormiliselt oleks tõmmeldatud tsirkuseks või oleks väljendatud põlastust, nii nagu see koalitsiooni muudatused, mida Reformierakond siin planeeris juuni lõpus, juuli alguses teha on ja siis nad väljendas kord ühte ja siis teist seisukohta oli keegi linnapeakandid ei olnud, et ma arvan, et see oli hästi oluline tegur ka see oli Reformierakond eelkõige on ju, selles tsirkuses tegelikult Keskerakond kindlasti võitis, sotsid nagu ei kaotanud väga, sest nad hoidsid, nad pigem hoidsid külma pealt on ju, et seal oligi Reformil, aga ma mõtlen üldse, kas midagi muud, mis selle viimase poole aasta jooksul ennem valimisi oli ka teiste erakondade suhtes, mis teemad läbi käisid, et kas sulle meeldub, kas midagi sai veel saatuslikuks kellegile? Kindlasti olid mingisugused negatiivsed infod nagu uurimine Isamaa suhtes ja ütleme Lauri Läänemetsaga seotud skandaal, aga see ei jätkunud, et see oli nagu ühekordne teavitus, et ma arvan, et valijad unustasid selle üsna kiiresti, et oleks sealt tekkinud mingisugune järjepidev kajastamine, et see oleks pidevalt meedias esiplaanil olnud, et siis ta oleks nagu mõju avaldanud, aga sellist olulist sündmust nüüd välja arvatud see Tallinnas juuni lõpus ja juuli alguses toimunud on, et sellist ei olnud. No prognoosida ei taha, eks ole, nüüd nad alustavad igal pool oma koalitsioonikõnelustega, et mis sa nagu valija seisuga pealt vaatad, et mis sellised kooslused üleüldises mõistes kõige paremad on, kas need on maailmavaatelised kooslused, on need pragmaatilised kooslused, mingid teemad ümber, et kui me mõtleme seda järgmist 2 aastat, kui läheb Riigikogusse valimistesse? Jah, et pragmaatilised kooslused on olnud edukad. Ma mõtlen siin Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioone 2002 ja 2005 kui sa mõtled, et ei oleks aga kui on maailmavaateline koalitsioon ja kui see maailmavaadete vikerkaar seal on ikkagi väga lai, et tumesinisest erkpunaseni, et kuidas sa suudad seda toimivat koalitsiooni seal tekitada, kui igaüks püüab oma maailmavaadet seal afišeerida ja maailmavaade peab väljenduma ka konkreetsetes tegudes, aga mingid pragmaatilised kooslused on olnud ja kohalikel tasandil neid pragmaatilisi kooslusi, nii nagu Tartus oli Reform ja Isamaa ja sotsid ja Pärnus on ju Reform, Isamaa ja need on toiminud, et sa mõtled ka seda, et ei ole tegelikult nagu ühe valijagrupi eest võitlemine, et mõnes mõttes mõlematel või mitmel on seal omad konkreetsed valijagrupid, neid esindatakse ja kõik saavad võidu versus siis, et on kas ainult liberaalne või ainult konservatiivne, et siis nagu mingi osa nagu valijaskonnast üldse ei ole kaetud ja siis nende vahel, kes on kaetud, on tohutu konkurents, siis kumb siis paremini nagu midagi teeb nende valijate jaoks. Kes paremini välja paistab, Et kas see, et nüüd ma olen näinud, mida varem ma väga palju ei näinud, kuigi nüüd ka öeldakse, et see oleks, et välistatakse osadega koostöösest midagi lubati, aga et üha rohkem ma kuulen seda, et öeldakse, et tegelikult ikkagi poliitikas ei tohiks niimoodi minna, et sa mingi osa valijate valikust nagu ütled, et need ei kõlba, need valikud, eks ole, et tegelikult oleks mõistlik kõikidega läbi rääkida, on ju, et kas see on nii või on ikkagi see, et mõnel erakonnal, mõnel inimesel on nagu selline silt tugevamini küljes ja see võib nagu ära määrida ka siis teise erakonna selle kandidaadi või erakonna maine, et ei ole mõtet minna ikkagi või? Kas sa näed seal mingisugust nagu potentsiaalset probleemi, et erinevad maailmavaated lähevad ühte koalitsiooni sisse
kuigi nad ei ole tajutud ühe või teise poolt nagu positiivselt. Et kui seda tajutakse, et see maailmavaade on erinev ja siis ollakse avatud kompromissideks, teatatakse, et ja ei afišeerita oma maailmavaadet, et pidevalt on ju, siis koostöö on võimalik, et kui seal on mingisugune poliitik, kes tahab oma maailmavaadet pidevalt ka tegudes väljendada, et see ei ole tavaliselt hea koostöö alge, et sul on maailmavaade olemas on ju, ja sa teed koalitsioonilepingu on ju, ja seal see maailmavaade peab olema, kui sa igapäevaselt hakkad oma seda maailmavaadet afišeerima on ju, eks, et see on nagu pidev konflikti allikas, et nagu juhtus EKRE ja Keskerakonnaga, eks ole, valitsuses. Ütle mulle nüüd, sul on nii palju kogemusi olnud valimistest ja me täna rääkisime ka sellest, et mis oli see ootus valijatel, mida meie numbrid näitasid, on ju. Kas sa suhteliselt kindlalt võid nagu vaadata sellele, et kui ikkagi valijad ütlevad, mis nad parasjagu mõtlevad, et tegelikult need numbrid räägivad, mis hakkab tulema väikese erinevusega? Noh, kui me ütleme, vaatame nüüd tulevikku, et kui tulevad Riigikogu valimised, et me juba tegelikult teame oma mudelite järgi, kuidas inimestel meelsus tekib, eks ole, noh, sa küsid nende käest, on ju, ja siis on seal mingi osa neid, kes veel ei tea, aga mingi asi nagu, et noh, sellega on ju mänginud poliitikat palju, et ei tasu uskuda või on mingisugused alternatiivsed numbrivalikud välja pandud. Aga noh, see sama koalitsioonierakondade kujuline reiting on ju, et selle alusel saab prognoosida, et Reformierakond võiks hakata tõusma ja need äsja kohalikel valimistel võidu saanud erakonnad, kes moodustavad koalitsiooni, siis tavaliselt pool aastat või aasta hiljem tuleb mingi pettumus tuleb, et mingisugune nagu siis nagu mingi tagasilöök tuleb sellele, et lubatud on hästi palju, on ju, alustatakse hästi optimistlikult, aga ikkagi mingisugused probleemid juhtuvad ja siis ollakse aasta hiljem ollakse hästi kriitilised selle näed, et siis tuletatakse meelde, millised lubadus on. Riigikogu puhul on siis juba nagu, et see aeg on juba 3 aastat või 4 aastat on ju möödunud, on ju, et siis need kõik vastuolud või need pettumused on juba ära unustatud, et see annab nagu eelise koalitsiooni erakondade, aga sõltub ainult, kas see mehhanism, mis on traditsioonist olnud, et kas ta hakkab toimima ka järgmine aasta, et aga ma mõtlen just seda, eks ole, et erakonnad on enda huvides ära kasutanud seda, et ütlevad, et justkui need arvamusküsitluse tulemused, eks ole, ei peegelda tegelikku olukorda. Noh, et kui nad on seal kehvemad, siis nad ütlevad, tegelikult nad on paremad. Kui nad on liiga head, siis et vältida seda, et inimesed ei tuleks neid valima, eks ole, ütlevad, et tegelikult ka need ei peegeldu. Et see on niisugune pidev manipulatsioon, et justkui need numbrid ei näita tegelikku olukorda. Noh, et täna me vaatasime tagasi sellele, et tegelikult valdavalt need numbrid ju pidasid paika, mida öeldi väga väiksed niisugused anomaaliad olid, nendel on omad seletused ja kes neid käiakse nagu üle politoloogide poolt, et mis seal ikkagi lõpuni oli, on ju, ja kas seal olid mingid skandaalid kuskilt kohtadel ja nii edasi, on ju. Aga et noh, et ma mõtlen seda, et kas sa oma kogemustest võid öelda, et tegelikult nüüd, kui me läheme edasi Riigikogu valimiste poole, on ju, et tegelikult ikkagi see arvamusküsitlused oma mudelis näitavad, mis ikkagi see rahva arvamus on, et neid tasub uskuda, et kui inimene vaatab ja loeb neid, et tegelikult see ongi see, mida see on adekvaatne meetod saada aru, mis meelsus on, et see meelsus ei pruugi mingil konkreetsel ajahetkel valimiste kaudu realiseeruda, et see sõltub hästi palju sellest erinevate elanikkonnakihtide valimisaktiivsusest on ja ka see meelsus on tegelikult ebastabiilne, et see on paratamatus, et kui inimesed arvavad ühel kuul ühte, siis et see meelsus võib hakata teisel, 3., 4. kuul on ju peale valimisi võib hakata tasapisi muutuma juba, et selline nagu valijate hinnangutes on selline ebastabiilsus ja raskesti prognoositav komponent on igal juhul sees, aga igal juhul need arvamusuuringud peegeldavad seda üldist pilti, et see, kuidas ta konkreetselt valimistel realiseerub, see on alati seotud paljude erinevate teguritega, millest me ka täna rääkisime. Kuule, aga ütle veel lõpetuseks seda võib-olla, et kui on mingi inimene, kes tahab poliitikasse tulla, et mis just soovitus on, et kuidas tema oma profiili saab tõsta, et kas sa pead olema nagu pidevalt nende 4-aastase tsükli jooksul või 2-aastase tsükli jooksul aktiivne oma kogukonnas tegema midagi või loota selle viimase minuti kohalolekule või siis pugeda selle erakonna niisuguse nagu vihmavarju alla, et saada sellist üldist meediatuge läbi kampaaniat, et mis see nagu, mis see hea valem oleks, et ta nagu jõuab valituks või? On siin üldse mingit head valikut? Ei ole. Et
kindlasti sul peab olema peale selle erakonna varjuga oma mingi isiklik kapital, et läbi selle, kus sa oled töötanud, mida sa oled õppinud, milliseid seisukohti sa oled avaldanud ja kas sul nendes seisukohtade avaldamises on mingisugune järjepidevus, kui sa vahetad neid erakonna mantleid on ju iga aasta on ju, eks, või iga kuu, no ütleme iga aasta, et siis ei saa tekkida ka mingisugust sellist mainekapitali, aga noh, selle aluseks on sinu see elulugu, sinu kogemused, sinu haridus ja kindlasti toetab see tugeva erakonna kuub sind, et siin on nagu kombinatsioon erinevatest asjadest, ei ole nagu ühte valemit, et on vaja ausust ja järjepidevust ja ikkagi sul on vaja olla mingil alal ka ennem tuntud, et see garanteerib nagu kindlasti palju parema poliitilise tuleviku kui see, kui sa alustad, sa oled ainult tegutsenud erakonna noorteorganisatsioonis ja nii edasi, et see ei garanteeri sulle sellist stabiilset poliitilist kapitali, et ta võib korraks, et sa võid korraks sähvatada, aga siis see langus saab olema ka sama kiire. Sa räägid ekspertsusest ja sellest ekspertsuse tulemusena tekib ka mingi usaldus, et sa võib-olla ikka tead sellest mida rohkem kui mina, et võib-olla võiksid mina esindama. No aitäh, Aivar Voog, et tulid meiega oma mõtteid jagama sellest, mis siis nüüd kohaliku omavalitsuse valimistel eile õhtul toimus, et põnev oli igal juhul. Jah, igal juhul põnev. Ja kõikidele nägemist ja järgmise episoodini. Kõik head!